Kolleegid, panen teile alustada otse volikogu istungit. Kobarkajal on 16 volikogu liikmed ja siis valitsusliikmed ja teised kutsutud. Siis päevakord oli teile jälle saadetud, kas keegi on küsimused päevakorra kohta? Ei näe ettepanekud? Ei näe. Siis hääletame, kes on poolt, siis on hääletama. Kõik on päevakorra kinnitamise poolt. Päevakord kinnitatud. Siis esimene punkt, Sillamäe linna aastal 2026 esimene eelarve vastuvõtmine. Esteetikandi on linna Peeter Kalberg ja kaasetikandi on Leegu. Volikogu liikmed, see on Sillamäe linna esimene eelarve eelnõuna ja dokumendid siis määruse eelnõu, koondeelarve, millel on siis 3 lisa, kulud ja investeerimistegevus. Selline oluline küsimus ja kõik komisjonid on seda arutanud, aga see on lühikese ülevaate põhilistest võib-olla momentidest, et mis puudutab tulusid, maksude osas siin muudatusi ei toimu, kaupade ja teenuste müügist saadud tulu suureneb 3500 eurot ja siis lastehoolekande teenuste tulud. Mis puudutab nüüd riigi poolt saadavaid toetusi, siis see ongi põhiline, mis siin selles lisaeelarves muutub, et need summad on nüüd täpsustunud. Tasandusfond väheneb ja toetusfond suureneb. Siin on ka ära näidatud siis need summad täpsemalt ja muude tegevuskulude või siis muude tegevuskulude osas on 20 231 eurot, see on siis selline erakordne tulu, mida me saame siis pärandina. See on tulude pool ja kokku tulud suurenevad 24 422 eurot. Mis puudutab kulude poolt, siis siin esiteks toimuvad need muudatused, mis siis toimuvad täpsustatud riigieelarve toetuste arvelt. Need summad täpsustuvad ja toimuvad siis mõningad ümber jagamised. Et kui te vaatate siin personalikulude osa, siis sellest põhimõtteliselt puudutab linnavalitsuse personalikulu, aga eelmisest aastast on see personalikulu jagatud ka siis tegevusvaldkondade järgi ja siis vastavalt siis nende uutele palgamääradele see personalikulu siis kuskil suureneb, kuskil väheneb, aga kokkuvõttes siis on see personalikulu jääb samaks, lihtsalt ta jagatakse erinevate ridade vahel siis õigesti ära. Siis mõningad summad siin näiteks reisiveo toetus, seal keskkonnakaitse, siin on summad täpsustunud siis nende läbiviidud riigihangete tulemused. Ja suurem plokk on siis veel investeerimistegevus eraldi lisa. Siin on suurendatud põhivara müügist saadav tulu, korterite müügist saadav tulu on siis 15 000 suurendatud ja hoonete müügist 8571, see on siis hariduse 1 tänav hoone müügist saadav tulu. Ja siis vastavalt on suurendatud ka investeerimistegevuse kulusid, teeremondi kulu on suurendatud, siis ligipääsetavuse projekt on siis jagatud objektide ja kaupa eelarves ära. Ja siis on tulnud juurde lasteaia Rukkilill sooja vee magistraaltoru vahetuse kulu 30 000, mis siis oli avariiline töö. Rohkem mul hetkel kommentaare ei ole, et kui on veel küsimusi, mida komisjonides ei arutatud, siis proovin vastata.
Keegi peaks küsima, kas see pidanud soodustada midagi. Добавляй. Lugupeetud linnavolikogu liikmed ja linnavalitsusliikmed, rahanduskomisjon oma koosolekul otsustas lisaeelarvet toetada ning edastada linnavolikogule vastuvõtmiseks. Kas kellelgi on küsimused ettekandjale? Ei näe. Ettepanekud samuti ei näe. Siis meie ees on määrus, mille kohta me võtame vastu Sillamäe linnavalitsuse aasta esimese lisaeelarve vastavalt määruste lisadele. Kes on selle poolt, siis hanke palun teeksime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vastu? Ei ole? Poolt. 1. Määrus kinnitatud. Teine punkt, linna vara võõraldamine. Ettekandjaks asemipea Austatud volikogu liikmed, vana linnitee kuulub Sillamäe linnale, asub linna piiri ja ilmub vahetult muuhulgas Narva-Jõesuu linna omaniks olevate teedega, vanatee ja linnitee. Ja käesoleval aastal Narva-Jõesuu linn pöördus meie poole palvega anda nimetatud teelõik Narva-Jõesuu linnagi üle, põhjusel, et ta moodustab üldse terviku Narva-Jõesuu linna teedega ja samuti see lähtub Narva-Jõesuu linna huvidest. Meie näeme, et linnale on see samuti majanduslikult otstarbekas, sest hiljem ei kaasne kohustust nimetatud teelõigu korras hoidmiseks ja teeme volikogule ettepaneku võõrandada nimetatud tee Narva-Jõesuu linnale tasuta. Küsimused ettekandjale? Ettepanekud ei näe, siis meie ees on otsus, mille järgi me otsustame võõrandada tasuta Sillamäe linna omaniks oleva kinnistu Narva-Jõesuu linnale. Kes on poolt, siis hääletame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ja 17. Kõik on vastu. Otsus vastu võetud. Järgmine küsimus. Korte omandite võõrandamine. Jälle Aleksei. Lugupeetud volikogu liikmed, hiljuti vabanes 2 ühetoalist korterit. Neid ei ole vaja siis sotsiaalteenuste osutamiseks ja korterit vajavad remonti. Ja kui arvestada korterite halva seisukorda, siis ei ole nende võõrandamine keskmise turuhinnaga võimalik ja teeme siin kohal volikogule ettepaneku parandada hankehinda 30% võrra ja pakkuma siis suunata korterit enampakkumisele. Tänan. Küsimused? Näe, palun. Siis meile pakutakse otsust, mille järgi me võõrandame kirjalikult pakkumise korras Sillamäe linna omaniks olevat 2 korterit. Adressi Ranna tänav 35 korter 60 ning Ranna tänav 4 korter 17. Kes on selle poolt, siis ütleme käe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ja 17. Kõik on poolt. Kiitus poolt, neljas punkt. Sillamäe linnavolikogu aasta 23 aasta määrus number 45, Sillamäe vannalinna kollektiivi määrus muutmine. Ettekandja on Andri Rand ning kaasettekandja vannalinna kooli direktor Tiit Saarem. Lugupeetud linnavolikogu, teile esitatud määruse eelnõuga soovitakse muuta Sillamäe vanalinna kooli põhimääruse paragrahv 3 lõike 2, mis puudutab kooli tegutsemiskohti ning ettepanek on sõnastada antud paragrahvi punkt 2 järgnevalt. Kooli tegutsemiskohad on Sillamäe linnas Hariduse tänav 6 ja Hariduse tänav 21. Sillamäe vanalinna kooli kehtiv põhimäärus võeti vastu 23. aastal, kui liideti Sillamäe vanalinna kooliga Sillamäe Kannuka kool. Ühendatud kool jäi tegutsema 2 õppehoonest, Hariduse tänav 6 ja Geoloogia tänav 13. Õppeaastate jooksul
on klassikomplektide arv geoloogia tänav 13 hoones vähenenud ja kool on teinud ettepaneku, et õpilaste paremaks sotsialiseerumiseks on otstarbekas paigutada geoloogia tänav 13 tegutsemiskohas paiknevad klassid, hariduse tänav 6 ning hariduse tänav 21 hoones. Vanalinna kooli hoolekogu, õppenõukogu ja õpilaste esindus on oma pooldava arvamuse põhimääruse muutmiseks andnud. Aitäh! Kas kandidaat soovib tuli keegi? Austatud liikmed, nagu haridusjuhataja juba mainis, selline ettepanek on tehtud ja seda oleme siis ka analüüsinud võimalikke variante ja sellise ettepanek esitanud. Kas on küsimused ettekandjatele? Kui palju klasse või klassikomplekte kolib siis haridus 81 aadressile? Praegu on geoloogia tänaval meil 9 klassikomplekti, 4 tavaklassi ja 5 väikeklassi. Kuidasmoodi need klassid hariduse 21 paigutatakse tähtsate? See on veel, eks ole, kauniselt. Et peamine on see, et tagatud oleksid tervisekaitsenõuded, tuleohutusnõuded ja kõikidele klassidele kohandatud sobilikud tingimused. Millised investeeringud on siis vajalikud hariduse 21 aadressil, et sinna saaks kooli kolida? On arvatud seda? Jaa, et me oleme selle hoonega tutvunud ja hoone on tegelikult väga heas seisukorras. Kõige sellised olulisemad kulutused, mis on tarvis teha, on õppevahendid ja osaliselt saame kasutada kõiki neid vahendeid, mis täna geoloogia koolitusmajas on olemas, et kenasti sinna üle viia. Väga suuri kulutusi teha üldse ei tuleks, investeeringuid esialgu ei plaanida. Teised küsimused? Ei näe, arvatud? Ei näe. Meeles on väga lakooniline määrus, mille minna ei hakka veel korda ja siis palun hääletada, kes on selle määruse poolt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei hääleta, jah, Väne? Ei ole erapoolt. Nii, 11, 12, 13, 14, 15. Vastu? Ei näe, erapooletud? 2. Määrus kinnitatud. Siis järgmine punkt, see on 5 punkt, kus me muutame komisjonide koosseisud. Meile oli esitatud esindused meie noorsoo- ja spordikomisjoni esimees kui ka sotsiaal- ja lastekaitsekomisjoni esimees. Kuhu nemad soovivad täiendada oma komisjonid vastavalt isikutega. Nimelt siis noorsookomisjon siis uueks liikmeks saab Nikolai Tošev ja siis sotsiaal- ja lastekaitsekomisjoni liikmeks saab Ksenia Misna. Kas keegi on küsimused? Ei näe ettepanekud. Ei näe, siis on vaja hääletada. Kes on poolt, siis palun näe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16. 16 Kes on poolt? Ei ole kõik. Ei ole. Ja Nikolai Tošev ei... Meil on 5. Ei, meil on 17 peale, meil on 17 peale. Nii. Okei, siis. Nikolai Tošev erapooletuks või ei hääleta? Ei hääleta. Meil juhul, kus on vastu. 6 punkt. Koolipide esile nimetamisele Vanalinna kooli poolt tegusse, mitmenimisele rahvaskoolid ja selle nimetamisele koolise. Ja siis ettekandja on Sinise Makova. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, kehtivad õigusaktide nimelt põhikooli gümnaasiumiseaduse, Sillamäe raamatukogu ja Sillamäe muuseumi põhimääruste kohaselt tuleb meil nimetada koolipide esindajaid Sillamäe Vanalinna koolikogusse ning linna volikogu esindajaid Sillamäe raamatukogu ja Sillamäe muuseumi nõukogusse.
valdkonna juhtivalt haridus- ja kultuurikomisjon arutas seda teemat ja küsimust oma korralisel komisjoni koosolekul 16. aprillil. Ning komisjon teeb ettepaneku nimetades Sillamäe linnavolikogu esindajateks Sillamäe vanalinna kooli volikogus Aleksina Irmakova, Sillamäe raamatukogu nõukogus Aleksandra Baratinska ja Sillamäe muuseumi nõukogus Natalja Langini. Palun toetada. Tänan, küsimus? Ei ole, siis ettepanekud saanud ei näe. Hääletame, kes on otsuse poolt, siis andke märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja kaks tagasi teinud, jah. Ja siis otsus on vastu. Ja siis tänase peale korra viimane punkt. Informatsioon vastus linnavolikogu pööramisele, ma olen mingi asusin kultuurilisest nädalavastaja. Te kõik mäletate, et me saatsime kirja siis meie riigi valitsusele ja siis volikogule, mitte volikogule, riigikogule. Ja kus me palusime, et sõidu oleks jääks tasuta nii pensionäridele kui ka lastele. Ja siis me saime vastuse. Vastus tuli meil regionaal- ja põllumajandusministeeriumilt, nimelt ühisasutuse juhataja Andres Rubin. Ja seda kõlab niimoodi. Tänane pöördumisse ja siis kohtusekretuse eest otsus viitavast ja jätkata taastusliidu kaotamise kohta ei ole plaaniks. Mistõttu jätkub taastusliidu õigus ka edaspidi. Siis täname meie ministeeriumit selle ja siis selge päevakord on ammendatud ja siis kuulutamist on lõppenud. Ja 28. mail. 28. mail. Tänan teid.